see on. Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast taas Valguse kanalile. Mina jälle pole üksinda. Minuga on kaasas täna Toomas. Tere, Toomas. Tere. Sul oli täna päris palju teemasid, millest rääkida, nii et nii mõndagi põnevat, mis on tehtud, mis teoksil ja ka sellest, mis maailmas toimub. Et räägi siis täpsemalt. Jah, no nii-öelda igapäevatöö kõrvalt toimub siis selle nii-öelda süsteemide hävitamine, mis ka ma eelmine kord mainisin, aga ma tahaks rääkida kahest huvitavast sellisest juhtumist, kus kui ma lähenesin süsteemi nii-öelda siis sellele peale, siis sealt startis välja korraga 4 süstikut. Ja plaan oli geniaalne, et ma hakkan neid süstikuid ükshaaval taga ajama ja siis see nii-öelda see peamees lõpuks saab minema. Aga see oli viga, sest ma paljunesin 4 ja iga süstiku juurde jõudis üks Toomas. Ta ei pääsenud mitte kuskile. Oota, räägi natukene täpsemalt, et mis süsteemist jutt on? Muidu äkki mõned ei saa aru. Ja, see on sellised süsteemid, mis haagivad oma konksud meile külge, konksud, igasugused kastid, igasugused muud ebameeldivad asjad ja siis toimub süstemaatiline energia väljapumpamine. Ja see tekitab meis igasuguseid negatiivseid tundeid, väsimust, närvilisust ja muid halbu asju, millest tulevad igasugused konfliktid ja nii edasi. No, mina näen seda, et see tuleb nagu selline nagu energia välja nagu aura sisse, nagu füüsilise keha sisse energeetiliselt hakkab nagu niimoodi kinni. Mina olen selliseid asju näinud nagu päris palju inimestel. No. Et mõned on lihtsalt nagu sellised pisikesed pistikud, ütleme, mis on sellise mõõduga. Ma olen leidnud ka sellised, inimese sees on 2 telliskivi suurune kamakas lihtsalt, millel on juhe taga. See on nagu ülim robustne ühendus, aga sellised asju on. Ja kui ma selle süsteemi siis sealt nii-öelda lahti päästan inimese seest, siis ma lähen sinna üles, alumised otsa ma hävitan ära, et ta jõuaks inimest uuesti külge haakida. Ja siis ma lähen sinna ülesse. Ehk siis teise otsa külge. Teise otsa külge, sest seal on selline hierarhia, ma ei tea, mitu astet seal kõik on, eks ju. Aga ma lähen sinna päris üles välja ja siis lõpetan selle administraatori piinad seal ja süsteem ise. Kui lahke sinust. Ja siis terve see süsteem läheb oma kombitsatega kõik nii-öelda keskpäikesesse. Ja mulle on ka inimesed kirjutanud, et need, kes ise ravimisega ka tegelevad, et nad on leidnud inimeste seest erinevaid asju ja täitsa võimalik, sest kui ma muidu endal näiteks ma võtan selle vaikselt välja, et sealt kõik nagu midagi sisse ei jää, siis ülejäänud inimesed, kes seal otsas on, nendel sõna otsas mõttes rebitakse see katki, kas ta läheb katki seljast või läheb katkile poolik seal, mis seal ühenduses on, seda ei tea kunagi, aga igal juhul enam energia pumpamist ei toimu ja selle süsteemi saame lahti, aga ma ei tea, kauaks neid jagub, et tundub, et enne kui me lähme nii-öelda järgmisele dimensioonile, ei ole isegi lootust, et see lõpeks. Just. Ja siis sealt nad põgenevad tavaliselt ühe päästekapsliga, aga see tüüp mõtles välja, et lasen 4. Väga tubli. Ja teine huvitav asi, mis ma leidsin, oli see, et olid sellised lendavad mingisugused robotid, natuke meenutasid nagu mingisugust koera või midagi taolist, muidugi hästi robustne ja nendel oli mitu funktsiooni, mitte lihtsalt haakida, vaid neil oli ka see funktsioon, et sisestada meile siis selliseid sundmõtteid ja manipuleerida inimesega. Ka selline võimalus, need on üsna korralikult ette valmistatud.
see on just ja lõhnab juba tehisintellekti järgi. Ja need olid päris targad, neil oli mitu funktsiooni. Ja siis, kui ma need kohalikku maha lõin, siis ma nägin, et sealt tuleb nagu pikk rivi selline, nagu mingi liiklusummik oleks olnud. Siis ma need saatsin ka minema kiiresti ja siis oli vaja minna selle süsteemi juurde ja süsteem iseenesest, ma arvan, et see oli ikkagi mingi laev, see oli ilus, helesinine, selline nagu planeet, mille ümber oli veel selline niisugune riba, just nagu Saturni riba või selline. Et väga ilus ja väga kõva vastupanu ta ei osutunud muidugi, aga siis paari sellise korraliku mürsuga ta kaldus niimoodi kreeni ja see on nagu minule märk, et on kõik, et sealt enam midagi välja ei tule. Ja mehhaniseeritud ilmselt planetoid selline ja läks ka. Aga tähelepanuväärne oli see, et esiteks ta oli ilma igasuguste kombitsatega, robotid olid üsna targad ja iseenesest selle laeva välimus oli selline ilus. Kahju oli ära visata, aga midagi teha ei ole. Ja ma ei hakanud endale hoidma. Just. Et need olid kaks sellist asja, mis nagu meelde jäid. Vahepeal on toimunud selline asi, et tuli uus viiruse laine. Viirus nägi välja tegelikult nagu eelmise aasta viirus, eelmise laine viirus. Eelmine, jah. Aga see on siis selline, kus selja õlgade laiuselt on inimesel küljes väiksed tiivad. Väga ilus. Aga mitte eriti hea, sest see tekitab nii igasuguseid palavikku ja muid halbu asju inimesele. Ja siis nüüd oli vahe selles, et see viirus oli pandud selle trummelsüsteemi kokku. Ehk siis, kui ma näiteks selle ühe tiivad ära võtan, tulevad krõpstid ja kohe teise tasemele. Et see on järjepidevus. Ja. Ja siis ma sain aru kohe, et see on süsteem ja vaatan, ongi kõik tiivad seal niimoodi trumlites ja ma selle alumise osa puruks lasin, see oleks nagu tankirusikaga kanalasse tulistanud, siis kõik suled lendasid. See oli päris naljakas. Tavaliselt nalja ei saa, aga seekord oli küll tore vaadata. Ja muidugi siis läks see samamoodi keskpäikesesse, nagu nad kõik lähevad. Ja ma ei oska öelda, palju ta jõudis inimesi nakatada. Ja ma ei ole ka kindel, et see oli absoluutselt ainuke süsteem, mis sellisel moel ringi käib, et ma rohkem ei ole näinud. Et abiks ikka. Ja ma usun, et ma loodan, et paljud inimesed ei pea põdema tänu sellele. Siis tahtsin rääkida süksest asjast veel nagu enda tšakrate puhastamine, kuna me oleme energeetilised olendid, siis meie energiakeskused peaks töötama. Ja kui nemad töötavad, siis me oleme võimelised vastu seisma igasugustele haigustele ja igasugustele ka väiksematele rünnakutele. Aga inimesed tavaliselt ei tea, mismoodi seda tehakse. Võtame ühe lingi kuskile. Just, et paneme siia video alla, kui sa seda videot vaatad, siis video all kirjelduses on see link olemas, millest Toomas praegu räägib. Ja, et neid on tegelikult YouTube'is päris korralikult seal, aga nende, kuidas öelda, aru saada, mis on mis, võib-olla tekibki alguses raskusi. Ma panen sellise tunniajalise, et kõigepealt teha tšakrat puhtaks ja pärast seda oleks veel tore mediteerida, võtke endale aega. Praegust on homme, millega on püha varsti. Ja siis on aega võib-olla teha seda. Siis selline uudis. Nüüd, kui ma ühes videos rääkisin sellest, kuidas ma saatsingi Määri minema koos oma kaaslastega, siis praegu tuli mulle selline info, et oli füüsiline rünnak Määri baasidele
üks on siis seal Indoneesias ja teine oli kuskil minu meelest Antarktika all neid. Ja mõlemad baasil rünnati ja mingit erilist vastupanu ei kohanud seal need ründajad. Ja seal oli kuidagi tähelepanuväärne ka see, et oli selline tore sõna nagu galaktilised jõud. Ehk siis nad nagu teadsid, et see kimäär ei ole mingisugune kerge saak ja seal võib minna madinaks. Ja siis nad ilmselt, ma sain aru niimoodi, et nad ikkagi nii-öelda laevade pealt ka andsid oma tuge sealt natukene valgetele barettidele. Aga kuna kimäär oli ju ära läinud juba, ära saadetud keskpäikesesse, siis mingit erilist vastupanu ei kohatud ja seal oli kirjeldatud siis ka seda, et seal olid mingisugused eksootilised relvad, mitte üksi topletpommid, mis sai ära neutraliseeritud, vaid seal olid ka mingid eksootilised relvad, mis olid siis nii-öelda tegelikult ohuks kogu planeedile ja need ka ei saadi kätte ja neutraliseeriti. Et see on nagu väga hea uudis ja seoses sellega ka siis oli teade selline, et nüüd on nendel kabalistidel on nagu peenike pihus. Ja ma tahtsin seoses sellega öelda, et kabala on iseenesest väga vana usk ja nagu kõik igasugused usundid on alguses ikkagi mõeldud nii-öelda hea eesmärgiga ja kui ma olin väike poiss ja mul vanaema käis kirikus, ma küsisin, et vanaemad, miks usk halb on? No see oli nõukogude aeg, eks ju siis. Vanaema ütles, et usk ei ole halb, vaid inimesed on selle halvaks teinud. Ja selle kabalaga on samamoodi, et nüüd kahjuks on need kõik meie halvad inimesed selle usundiga kuidagi seotud ja nagu satanism samamoodi on ju. Et nad on ennast sellega sidunud ja selle usundi maine ka muidugi pidi. See mitte ainult kabalaga, vaid ju juristiusk samamoodi see, mis Vatikanist leiti need dokumendid koos selle kullaga, kui paavstid maha võeti kõik, et kui see avalikustatakse, sisuliselt meid on aastatuhandeid eemal hoitud seda infot, mis on meie inimeste tõeline vägi. Sest algses piiblis oli see kirjas ja nii-öelda selles õpetuses ja see on olnud meie eest täielikult varjatud. Nii et meie ootame seda aega, kui see info tuleb nagu ka päriselt ametlikult avalikuks. Nii et eks siis Aleksandria raamatukogust ju ka imporditi, viidi kõik vajalikud materjalid minema, siis pandi põlema. Et kõik läks Vatikani. Just. Aga siis oleks järgmine uudis, mis on vahepeal toimunud, on siis see, et armastuse energia, mitte seksuaalenergia, armastuse energia, mis on oma vibratsioonilt ja jõult hästi tugev, siis see energia praegust tuleb maale ja siis ma, kuidas öelda, külvan seda 2-3 korda päevas. Ma ise ausalt öelda nagu enam ei tunne, esimene kord käisid küll igasugused vudinad üle keha, kui ma seda tegin. Ja selles mõttes on ta nagu väga tõhus, et kui ma enne, igal hommikul ma puhastan maad hirmuenergiast ja muudest halvadest energiatest, siis pärast seda, kui ma hakkasin armastuse energiat maa peale laiali vedama, halb sõnastus. Laotama. Laotama oleks eesam. Siis on hirmuenergia praktiliselt kadunud, sest ta hävitab seda. Siis on segaduse energia praktiliselt puudub. Allergiline energia praktiliselt puudub. Et mul on nagu iga hommiku, kui ma nüüd enne tõmbasin need ükshaaval üles sealt maast ja siis sai puhtaks tehtud, siis seekord ma võtan järjest kõik korraga üles, need allergiad ja kõik asjad, mis seal on. Ja siis ühe korraga saab ära võtta, sest neid on nagu nii vähe jäänud. Et
armastuse energia on võimas muidugi. Ja seda näitab ju ka Schumanni resonants, mis järjest tõuseb, et viimati, kui ma vist midagi salvestasin, ma ei mäleta, kas oli videos või ma oli seminaris, ma ei mäleta isegi täpselt, oli 400 nagu see, aga praegu pidi olema 600. Ja, aga meil on ju näiteks, kui me kuulame muusikat, kas siis erinevate eesmärkidega, siis seal on ju alates 432 hertsi, siis on seal 528, siis on mingi 700 midagi ja läheb 800 kuni 1100 välja. Ja. Kolmanda silma avanemine ja kõik see. Et me harjume vaikselt sellega. Just, ja tegelikult on ju nende muusikate, nende sageduste kuulamine ju väga palju abiks, et iseenda sagedust tõsta, nii et kui keegi ei tea, kuidas oma sagedust tõsta, siis Toomasel on ju see üks meditatsioon, mille lingi sa oled ka pannud, aga me võime selle ka siia video alla panna. Selle võib ka panna siia, et see on samamoodi YouTube'ist ja juhendatud meditatsioon, et see nagu abiks alati. Ja pärast 10 korda on see juba peas ja siis ei ole seda vaja seda linki enam. Muusikat sellist on, YouTube on täis seda. Just. Ja siis jah, ma tahtsin öelda, et Schumanni resonants oli ju vist 8 hertsi pikalt. No just. 7,8 hertsi. 7, millegiga, ma ei mäleta täpselt suurust, mis on aastatuhandeid justki olnud sama. Aastatuhandeid olnud, jah. Et täitsa muljet avaldav, ütleme niimoodi. Siis tahtsin rääkida selliseid asju, et osad riigid, näiteks Tšehhi ja Itaalia, on võtnud kätte ja teinud nii-öelda enesealgatuse korras lahti kõik restoranid. Itaalias on avatud 50 000 restorani ja baari vastav ilma igasuguse valitsuse loata, kuigi seal need reeglid on... Peaks kõik kinni olema, nagu valitsuse reeglite järgi. Kõik peaks kinni olema. Ja, võtsid kätte, tegid lahti lihtsalt ja lasid sotsiaalmeedias selle nii-öelda kirjad ringi käia ja avasid ennast. Tšehhis samamoodi. 100 restoranid on kõik on lahti ja niimoodi ongi. Ehk siis selline teretulnud nii-öelda rahvaallumatus. Just, rahvaalgatus, ütleme nii. Rahvaalgatus, jah. Rahvaalgatus mõistlikkusele. Ja, mõistlikkusele, just, jah. Et kes nüüd oli 19. oli Madridis tohutu nii-öelda demonstratsioon ja mul on seal minu Facebooki seina peal on ka see üleval see video, et kes vaatab seal ja jah, ma üritasin ka seda jagada, seda sinu linki, siis mul jäi see postitus pooleli, nii et ta on veel poole peal, nii et see oli küll tore vaadata, mida peavoolumeediast me ei näe, mis tegelikult toimub maailmas linnades, kui palju on proteste tegelikult ja kui palju sellist nagu positiivset asja. Üldsegi mitte vägivalla ega mingi muu asjaga seotud, vaid pigem muuga. Just, et see on selline võimas vaade kuskilt katuselt on võetud, et ma ei kujuta ette mitu 10 või isegi 100 000. See on mitmed 100 000, ma arvan, selle järgi ja kõik on õlg-õla kõrval, kellelgi maske ei ole, kõik on õnnelikud, rahulikud, lehvitavad lippe, laulavad. See sisuliselt meie Eesti laulva revolutsiooni sarnane asi, et mina tahaks teada, millal Eesti rahval lõpuks üle viskab see asi. Et kui kaua me laseme endale ütelda ja pähe istuda ja mul tuli meelde veel selline, kunagi lugesin, see oli vist Randröövel, selline raamat, kus kirjeldati seda, kuidas mõisnikud üritasid talupoegi allutada või sundima kummardama. Ja selle peale üks talupoeg ütles, et sa võid mind murda, aga ma ei paindu sinu ees kummardama. Nii et seda mina tunnen, et see on nagu eestlaste selline tegelik olemus on see, et see on kuskil praegu väga-väga-väga peidus.
et siin, need asjad ka näitavad, et meil toimuvad muutused. See oli seoses sellega, mul tuli meelde üks kunagine Eino Baskini selline sketš, kus ta sattus ehitusplatsi juurde, mingi aed oli seal ees ja siis ta ütles niimoodi, et kahtlusi minul ei ole, aga kõhklused ei anna asu. Mida kurat nad lõhuvad seal aia taga. Selles mõttes me oleme ise samas olukorras praegust ja meil ei ole kahtlusi, et need asjad toimuvad, aga meil on kõhklused, mida kurat nad seal nii kaua teevad seal. Just. Vaikselt hakkab, eks ju. Aga ma arvan, et oleme selles mõttes kannatlikud, kellel on töö, käime tööl, kes toimetab muidu, toimetame edasi. Et küllap see meile ka jõuab, et kui praegust ma olen rääkinud Rootsi inimestega, olen rääkinud Soome inimestega, lihtsalt nende inimesed, kes minuga ühendust võtavad oma terviseprobleemidega ja keda ma puhastan. Et Soomes on kõik vabatahtlik, Rootsis on suht rahulik, mingisugust sellist terrorit ei ole nagu Eestis siin. No Rootsis pole olnudki. Jah, et niimoodi on jah, et meie siin oleme tegelikult, kui mul tuttavad olid Sansibarilt, siis igal pool oli rahu ja vaikus, ainult välja arvatud Eestis, et võeti vastu nagu mingid terroriste ja karjuti nende peale ja ühesõnaga tehti igat pidi elu ebamugavaks ja alandati neid seal lennujaamas, et täitsa kahju, et meil see asi niimoodi on. Aga see on nagu jällegi väikese inimese rõõm, kui talle antakse natukene võimu, siis mõni läheb peast lolliks lihtsalt nagu piletikontrolör näiteks. Ta ei suuda selle väikse võimuga mitte midagi peale hakata. Nii on, jah. Okei. Aga ega siis midagi. Just. Elame edasi, töötame edasi, tõstame sagedust. Just. Ja. Ja kui kellelgi üle viskab, siis peame tegutsema. Ega midagi muud. Kes tahab restorani minna, minge Itaaliasse. Ei, kes tahab restorani minna, minge restorani. Selles suunas. Tuleb minna restorani ja kõik peavad minema restorani, kes tahavad. Okei, aga nende võtetega me siin täna lõpetame. Kohtume juba järgmiste teemadega ikka jälle Valguse kanalil, nii et seniks ilusat õhtu.